Kuidas leida endale partnereid 36 erinevast riigist? Milliseid riike eksportimiselt tuleks vältida ja kus oleks realistlik edu saavutada? Mis peaks Eesti ettevõtjate peas muutuma, et meil oleks rohkem eksportivaid ettevõtteid ja mida business to business sisuturunduse tegemise juures peaks arvesse võtma? Mina olen Timo Porval digiagentuurist Slavi ja turunduslabor Ekspordime osa number 12 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule kindlasti meie Facebooki gruppi Ekspordime ja samamoodi kõik saated on YouTube'ist vaadatavad, otsi üles Ekspordime kanal, vajuta subscribe ja oled alati kursis, kui uus osa ilmub. Täna on külas mees, kes on konverentsi ja seminari äris olnud aastast 2004. Ma olin sel ajal alles 11. klassis. Ta on esinenud ja korraldanud konverentse ning seminari 36 riigis, sealhulgas Ghanas, Liibanonis, Pakistanis, Vietnamis, Indias, Dubais, Ukrainas ja nii edasi. Ja neid on kogunenud tänaseks umbes 150 jagu. Ta on teinud koostööd umbes 300 esinejaga ning astunud ise inimeste ette 200 korral. Ta on autoriks The Best of Global Digital Marketing, The Storybook 1 ja 2 ning mille mõlemad tuhandesed tiraažid on otsas. Ta on reisinud 70 riigis, tal on 2 täiskasvanud last, naine ja kass ning 1/3 aastast veedab suvekodus Noarootsis. Kõlab nagu mõnus elu. Tema poolt on loodud bränd Best Marketing, mis on kindlasti paljude siinsete turundajate ja ettevõtjatele tuntud. Ma olen talle südamest tänulik, et on ka mind turunduse lamalaudadele korduvalt kutsunud ja kindlasti aidanud sellega mind ettevõtjate ja turundajate teadvusesse tuua. Lõpuks ometi saan ma ka Hando Sinisalu sind kuhugi kutsuda. Tere tulemast podcasti Ekspordime. Tervist, mul on suur au siin olla. Tahad sa siia nimekirja lõppu midagi veel täpsustada, parandada või juurde tuua? Ega ausalt öeldes ma olen aktiivne olnud turunduses ja meedias päris pikka aega ja kõik asjad ei olegi meeles enam, et mulle meenub see aeg, kui ma olin Eesti Päevalehe juht ja see oli siis peamiselt paberajaleht tollel ajal. Ja ma mäletan neid väljakutseid, mis tulid seoses interneti tulekuga ja see ämber, millesse kõik maailma kirjastajad korraga astusid, mille tagajärgi praeguseni on tunda, et anname kõik sisu tasuta ära. Ja nüüd siis 20 aastat hiljem üritatakse jõuga saada inimesi maksma selle sisu eest, mida nad on harjunud 20 aastat tasuta saama. Et see oli selline päris huvitav aeg, mida on põnev tagasi ulatuvalt meenutada. Aga kui sa peaksid täna paari sõnaga ütlema, mis sa praegu igapäevaselt teed ja toimetad, siis kuhu su päevad kuluvad? No praegu on selline olukord, kus selle pandeemia tõttu nagu normaalseid konverentsi on väga raske teha, et see muidu oleks olnud mu põhitegevus. Et nüüd ma siis olen kaevanud välja oma ajakirjaniku diplomi nii-öelda ja teen päris palju ajakirjaniku tööd ehk et kirjutan lugusid ja teen raadiosaateid. Ja see on nagu siis selline mõnes mõttes tore meenutus, et ma aastal 91 olin üks Tartu raadio asutajatest, mis on Eesti siis esimene selline nii-öelda mitteriiklik raadiojaam. Ja siis ma tegin päris palju raadiosaateid seal ja vahepeal aastakümneid mitte ja siis mõni aasta tagasi, kui Äripäeva raadio alustas, siis Igor Rõõtov talle nagu meenus, et ma olen ka kunagi raadios olnud ja kutsus mind sinna tiimi saateid tegema ja siis ma olen nüüd eriolukorra ajal on olnud päevi vist, kus ma teen peaaegu iga päev midagi ja lisaks Äripäeva raadiole ma vean ka ühte podcasti, selle nimi on Regionaalhaigla tervise pooltund ehk et ma teen siis tervisesaated, ma ise arst ei ole, aga mul mõlemad vanemad on arstid ja see annab võib-olla teatud sellise, vähemalt mingisuguse tunnetuse. Ja siis ma teen ka Coop Pangale ühte podcasti ja Tööandjate Keskliidule ja selles mõttes seda ajakirjaniku tööd on praegu nagu päris palju, kuidagi ootamatult. Aga selle varjus ma siis jätkuvalt tegelen ka ikka konverentsidega ja praegu tundub, et jällegi saab hakata tegema ka siis neid päris konverentse, kus inimesed üksteisega kokku saavad. Ja siin on mõned suuremad on tulemas. Passwordi konverents on juba 21 aastat olnud Eesti turunduse selline aasta tippsündmus. Ja siis ma pusin siin ka ühte uut projekti, mille nimi on Marketing Parrot, mis on siis nagu selle The Best of Global Digital projekti, millega ma maailmas ringi reisisin selline järeltulija
ja nüüd me siis proovime ühte uut kontseptsiooni ja tasapisi siis testime siin erinevaid nii-öelda beta-versioone sellest. Palju neid konverentse veebe õnnestunud kolida on ja kuidas inimesed vastu võtnud on selle, mis seal peale pandeemiat juhtus? Sellega on niimoodi, et ma siin hiljuti just suhtlesin ka päris paljude kolleegide ja partneritega mujal maailmas, et sellega on läinud niimoodi, et väga paljudes riikides, kus on olnud riiklikud abimeetmed tugevad, no näiteks Holland ja Taani ja veel mõned riigid, et seal on olnud niimoodi, et sisuliselt riik kompenseerib konverentsi korraldajatele saamata jäänud tulu. Ehk et kui ei õnnestunud enam teha selliseid tavalisi konverentse, siis koliti konverentsid veebi ja tehti need tasuta, aga riik kompenseeris nendele ettevõtjatele siis saamata jäänud tulu, nii et tegelikult nad ei olegi üritanud üldse veebikonverentsidega mingit raha teenida, et see on nagu lihtsalt selline et hoiame brändi elus ja ootame, et äkki see raske aeg läheb üle. Nüüd Eestis riik ei ole nii helde olnud ja siin tuleb ise hakkama saada ja siin on siis konverentsid kolinud ka veebi nagu piletiga konverentsid ja ütleme niimoodi, et mõned on läinud päris hästi, eriti need, mis on suunatud nagu suurele seltskonnale, et võib-olla Äripäeva portfellist investor Toomase üritused on tänu sellele saanud väga palju osalejaid juurde isegi. Nüüd need, mis on suunatud rohkem ärilt ärile, et seal see nii lihtne ei ole, et tundub, et inimesed ikkagi vajavad seda füüsilist kohtumist ka ja ma arvan, et tegelikult kui see eriolukord mööda läheb, siis tegelikult juhtub see, et konverentsid ikkagi lähevad tagasi selliseks, nagu nad olid, aga sinna lisandub juurde võimalus üle veebi vaadata neile, kes ei saa parasjagu kohale tulla või siis tahavad hiljem järgi vaadata. Aga seda ma küll ei usu, et põhiliselt see nüüd kõik veebi üle kolib. Olen ise sinuga sama meelt. Inimesed ikkagi tahavad seal ruumis koos olla, see vibe, mis seal tekib. Ja ütleme see esineja puhul ka, et ikkagi kui sa näed seda luust ja lihast inimest, kõik see mitteverbaalne pool, see mingisugune karisma või see ei tule nagu läbi ekraani kohale, et see tegelikult see mõju, et kui keegi räägib sulle ühte sama asja siis ekraani kaudu, versus see, et ta räägib sulle seda nii-öelda päris keskkonnas, et see mõju on ka erinev minu arust. Täiesti nõus. Kas sa mäletad, mis oli esimene välismaal tehtud konverents või seminar ja kuidas see algus sai ja kuidas see üldse läks? Kuidas siit kodumaalt siis välja murdma hakkasid? See oli loomulikult Lätis, et nagu ikka enamik Eesti ettevõtjad, kes eksportima hakkavad, siis lähevad kõigepealt Lätti ja Leetu. Ja see oligi see sama Passwordi konverents, mida me olime siis Urmas Kõivu ja Hendrik Randojaga, kelle ettevõtte kandis nime Eesti Konverentsikeskus, see oli aasta 2003 või 2004. Ja siis, kui Password oli Eestis juba selline nii-öelda tubli tegija, siis me mõtlesime viia sellega Lätti ja Leetu. Ja tegimegi seda ja see läks suhteliselt hästi. Meil ei olnud Lätis ja Leedus mingeid kontakte. Ma mäletan seda, et me mõtlesime, et me peame leidma endale patroonid ja siis me leidsime nagu mõlemas riigis nagu ühe koha peal see lugupeetud tegelase. Lätis oli selleks ajalehe Diena peadirektor ja Leedus ma ausalt öeldes ei mäletagi, kes see oli, aga siis me saatsime selle konverentsi, siis saadeti välja brošüür trükis nagu trükitud kujul ja siis sinna kava juurde oli ka siis see patrooni nimi ja pilt, et äratada siis kohalikes usaldust, et me ei ole mitte mingid suvalised eestlased, meil on ka nagu kohapealne patroon. Ja see toimis küll, seal oli mingid päris põnevaid nüansse veel, et Leedus nimelt, leedu keeles on niimoodi, et kui ma näiteks saadan, Eestis ma kirjutan Timo Porval, eks ole, ainsuses nimetavas käändes sinu nime, aga Leedus on siis nagu leedu keeles oleks nagu Timo Porvalile nagu kirja peal. Ja siis me olime hädas sellega, et aru saada, kuidas moodi Leedus neid nimesid käänata, et kui saata kiri, et see oleks korrektne. Et see on mul meeles nagu sellistest esimestest väljakutsetest, aga siis läks kõik maru hästi selles mõttes, et rahvas tuli ja meil vist 2 aasta pärast oli Leedu Password suurem kui Eesti oma. See läks väga kiiresti. Aga mis sealt nii-öelda edasi sai? Vaatsid, et saab välismaale müüa küll, et need konverentse ja seminare. Siis me läksime Ukrainasse ja Poola ja Horvaatiasse kohe edasi, et see oligi nagu enne seda esimest majanduskriisi või masu aastal 2008. Et me jõudsime siis selle 3-4 aastaga minna lisaks Lätile, Leedule ka Ukrainasse, Poola ja Horvaatiasse ja midagi teha ka Hiinas. Aga siis tuli masu peale ja kogu see asi muutus ja selles mõttes see nii-öelda esimene tsükkel sai läbi.
Aga see ärimudel oli kõikidel sama, et saatsite brošüüre välja, kohapealne patroon igal pool ja... Jah, ärimudel oli niimoodi, et me saatsime brošüüre välja, võtsime koha peal mõned inimesed tööle, et meil oli mingil ajal isegi Lätis ja Leedus oli mingi 10 inimest tööl, siis me tegime peale turunduskonverentsidega muid. Et me nagu läksime sinna kohale, siis asutasime seal ettevõtte, võtsime inimesed tööle ja niimoodi see asi toimis. Ja siis, kui tuli see masu peale või kriis, et siis see ärimudel selles mõttes kukkus kokku, ehk et püsikulud olid liiga suured, et seda asja pidada, kuna konverentsipiletit enam keegi ei ostnud, kuna koolituskulud olid esimesed, mis maha lõigati, siis seetõttu see ärimudel ei toiminud ja siis ma mäletan, oli mingi masuaegne ärijuhtimiskonverents, kus tolleaegne Baltika juht Meelis Milder rääkis Baltikast ja Baltikal ka ei läinud tookord väga hästi. Ja ta rääkis just sellest, et Baltika oli tollel ajal avanud endal poode Poolas ja Slovakkias ja ma ei tea, mis riikides igal pool veel. Ja siis Meelis Milder ütles sellised kuldsed sõnad lavalt, et jaemudel laienemiseks on kõige kallim mudel. Ehk et nagu minna kohale, avada oma nii-öelda jaemüük seal koha peal ja siis kuidagi seal klikkis mul ära, et aga me teeme ka ju seda sama jaemudelit. Et lähme igale poole, asutame seal filiaali, võtame inimesi tööle, hakkame siis tegutsema, et see on maru kallis ja riskantne mudel. Ja siis see mudel saigi endale loomuliku lõpu. Korra küsin veel, et kui te sinna Lätti ja Leetu hakkasite laienema, kuidas te ise eristusite, et mingid Eesti tüübid nüüd tulevad, hakkavad tegema, et kohalikul turul, kas ju tehti ka neid? Seal eriti ausalt öeldes konkurentsi polnudki, et Eesti oli nagu konverentsi, ütleme sellist kultuuri mõttes kõvasti ees Lätist ja Leedust ja seal koha peal tehti sellised imelikke konverentse kohalike esinejatega, meie eristumine oli see, et me tõime välisesinejad ja me tegelikult saavutasime päris sellise suure hulga efekti ka, et me tegime neid konverentsi, näiteks Passwordi konverentsi tegime 3 riigis korraga, ehk et järjestikustel päevadel ja siis need esinejad, kui me kellega kokku leppisime, siis ta tegi 3 riigis. Nii et me maksime talle siis esinemistasu, aga suhteliselt nagu ühe riigi kohta natuke vähem, kui muidu oleks olnud. Saime sellega nagu hulga allaindlust. Ja siis põhimõtteliselt see käiski, nii et alustasime Vilniuses, siis oli Riia ja kuna Password toimus tollel ajal Tartus, siis oli see viimane tsükkel oli autoga Riiast Tartusse, mis oli alati selline eksootiline, ma mäletan seda, et kuskil seal Strentši ja Valga vahel muutusid esinejad veidike nagu närviliseks ja vaatasid aknast välja, kui nad ei olnud enam veerand tundi ühtegi tulukest näinud kuskil. Siis hakkasid küsivad, kas me oleme ikka õigel teel? Et sellise Lääne-Euroopa kuskilt suurlinnastunud inimesele see Põhja-Läti Lõuna-Eesti nagu tundus ikka väga selline metsik. Aga mis see uus ärimudel oli, kui see jaemudel enam ei töötanud teie puhul ja üldse? Uus ärimudel oli hulgi. Ehk et me tegelikult siis, tollel ajal oli juhtunud see, et ma ostsin välja oma osaluse Eesti konverentsikeskusest ja siis umbes 1,5 aastat hiljem müüsin selle edasi Äripäevale. Ja mulle jäi siis ainult väljaspool Eestit toimuv konverentsi äri. Ja siis ma paningi mõned filiaalid kinni, Leedus ja Horvaatias olid tolleks ajaks ja Lätis ka olid jäänud filiaalid. Ja läksin edasi sellele nii-öelda hulgimudelile, mis seisnes siis selles, et selle asemel, et ise üritada nagu igas riigis kanda kinnitada, inimesi tööle võtta nii edasi, ma leidsin koostööpartnerid, kohapealsed partnerid, kellel oli juba see usalduskrediit olemas ja kliendi andmebaasid ja kõik muud. Ja siis selle asemel, et näiteks riigis X veenda ära mingisugune 500 inimest tulla minu konverentsile esinema, mis on nagu päris suur ülesanne, ma pidin ära veenma ühe inimese, et ta hakkaks mind esindama. Ja need esindajad enamasti on olnud siis kas mingid erialaliidud, mingid turundajate või reklaamiliidud või siis mingisugused meediafirmad, mingid kirjastajad, turundusveebi kirjastajad või siis mingi äriuudiste kirjastajad või midagi sellist. Ja siis, kui nemad on nii-öelda ära moositud või veendud, et see, mida ma pakun, on hea asi, siis nende korraldada on juba kohapealne müük ja korraldus. Ja siis on minul olnud põhimõtteliselt vaja ainult kas ise või siis koos mingite esinejatega, kuidas see parasjagu see konverentsi kava on olnud, kohale ilmuda ja siis pärast nii-öelda kasumit jagada. Aga kogu kontseptsiooni sa mõtlesid välja? Kontseptsiooni ma mõtlesin ise, et see, ütleme,
kuni turundusini välja, et need konverentside kavad ja kopid ja kõik need olid nagu minu välja mõeldud, kuigi paljudes riikides ei jäänud sellest algselt välja mõeldud kavast mitte midagi järgi, ehk et nad tegid kõik ümber ikkagi omamoodi, aga noh, ma ei hakanud sellega ka võitlema. Kuigi võib-olla tagantjärgi tark olles oleks võinud rohkem nagu hoida seda brändi õigena, aga noh, ütleme ikkagi teatud kultuurides, nagu näiteks Hiinas, on juba selles mõttes nagu raske vaielda, et sulle nagu kunagi ei öelda. Et kui sa nagu räägid ära, et teeme nii, noh näiteks, et teeme poolepäevase konverentsi Shanghais, siis nad ütlevad jah, ja siis kui see asi lõpuks välja tuleb, siis tegemist on 3-päevase konverentsiga mingisuguses väikelinnas kusagil resordis linnast väljas, aga sa ei saa nagu seda jooksvalt teada, sest nad ei vaidle sulle vastu, vaid ütlevad jah ja siis teevad ikka nii, nagu nad heaks arvavad. Aga noh, sellised näited muidugi õnneks siiski väga palju ei ole, aga ütleme niimoodi, distantsilt seda kontrollida on ikkagi suhteliselt raske. Kuidas sa niimoodi riigiti neid partnereid leidsid? Kas selle LinkedIn oli sama popp kui praegu või kuidas see nagu otsimine käis? Ma leidsin neid erinevat moodi, et mul oli, kuna ma olen olnud Epica, see on siis nagu turundusajakirjanike võrgustik, mis annab välja ka auhinda, olen olnud selle Epica nii-öelda võrgustiku liige juba pikka aega, siis mul olid mõned eelkõige Euroopa kontaktid sealt kaudu saadud. Aga noh, põhimõtteliselt guugeldasin, kes on Malaisias tegija, milline on Malaisia selline oluline turundusportaal ja kes on sealse reklaamiassotsiatsiooni boss. Ja siis meil oli alguses selline otseturunduslik selline nagu nii-öelda kampaania või saadetis, et kuna see kontseptsioon Best of Global Digital Marketing, millega me siis välja läksime, oli oma olemuselt selline greatest hits, et me kogusime kokku nagu maailmast erinevad sellised silmapaistvad kampaaniad, tegime neist case study'd ja siis nii mina kui mõned minu esinejad siis esitlesime neid case study'sid. Et see oli nagu selline greatest hits ja siis ma mõtlesin välja analoogia, et see on nagu šokolaadikarp, et sul on nagu valik šokolaadid ja siis me tegime sellise otse turundussaadetise, et nii palju eri riikide šokolaadikomme, kui õnnestus saada, Inglismaalt Cadbury ja Rootsist Marabou ja nii edasi, Lätist Laima ja Tallinnas Eestist Kalev, mis siis vastavalt olid. Ma isegi tellisin ühelt tuttavalt Inglismaalt mingisuguseid šokolaade, kuna Eestis valik ei olnud nii hea, siis me tegime sellise assortiikarbi, kus oli siis mingisugune 12 või 9 erinevat sellist kommi, siis me panime kokku eri riikide kommid ja saatsime selle paki ja siis ütlesime, et näed, et see meie konverents on oma olemuselt nagu see kommikarp, et ongi nagu igast riigist parim. Ja see kusjuures töötas selles mõttes, et see tollel ajal, see oli aastal kuskil 2004 või 2014-2015, siis see käis nagu niimoodi, et ma panin sinna kommikarpi siis kaasa kirja, kus oli ka URL. Ja siis eks ma sain trackida mingi DHL-i kaudu ka, et kaugel see pakk on, siis kui ma nägin, et see pakk on kohale jõudnud DHL-i või UPS-i või mis iganes kullerit seal parasjagu kasutada, siis ma vaatasin Google Analyticsist veebi, kuna see URL viis sinna selle toote tutvustuse juurde. Ja kui muidu, eks ole, tavaolukorras näiteks Malaisiast mul ei tule külastajad sinna veebi, ütleme sellisel B2B veebil üldse on ju suhteliselt vähe, võib-olla 10 või paarkümmend külastust päevas. Siis kui ma nägin pärast seda, kui DHL oli paki kohale viinud, mingi päev hiljem nägin, et et Malaisiast on keegi 5 minutit veebis olnud. See ma saan aru, et kommid on kohale jõudnud ja on tähelepanu äratanud, et siis nii-öelda potentsiaalne partner on ka veebi külastanud ja siis pärast seda, kui ma nägin, et oli seal veebis käinud, siis ma tavaliselt helistasin ja vahel ta juba ise ka jõudis tänada kommide eest ja ühendust võtta. Niimoodi see käis. Palju sa neid kommikarpe välja saatsid ja palju conversion rate oli? Conversion rate oli päris hea, ma arvan, et see oli ikka üle 50%. Et mõnel juhul kuidagi, mis seal juhtus, mõnel juhul see pakk sulas ära või läks nagu koledaks, et see šokolaadiga on see häda. Siis mõnel juhul ma nagu ei arvestanud seda mõnes moslemi riigis, et peaaegu igas šokolaadis on alkohol sees. Nii et
et hiljem siis ma olin nagu ettevaatlik, et valida sellist šokolaadi, kus pole alkoholi sees. Aga noh, need olid sellised mõned väiksed nüansid, aga see conversion oli päris kõrge, jah. Ja kui see kõne oli tehtud, mis sealt edasi sai? Saite siis reaalselt kokku või? Jaa, siis nagu hakkas selguma see, kuidas on eri riikide ärikultuur. Et siin ma armastan ikkagi tuua võib-olla siis võrdluseks Soome ja Indoneesia, et need on nagu sellised kaks suhteliselt maailma eri osades asuvat riiki, et noh, natukene võib-olla siis värvi juurde pannes, aga põhimõtteliselt see asi näeb välja nii, et kui ma nüüd saadan Soome selle paki, ütlen, et me tahaks teha koos mingit business't ja noh, praegu on oletame veebruar, siis Soomes öeldakse, et väga tore, et meil augustis toimub juhatuse koosolek, siis me arutame, kas me võtaksime selle ülejärgmise aasta plaani võib-olla. Indoneesias käib see niimoodi, et öeldakse, et kas me saaksime homme teha kõne, et meil oleks märtsis vaja teha üks konverents ja teie programm väga hästi sobib meile. Nii et piltlikult öeldes see Indoneesia on selles mõttes nagu tegelik näide ka, et meil läks sellest nii-öelda kontaktist kuni konverentsi toimumiseni Indoneesias 3 nädalat. et me 3 nädala pärast tegime seal ära selle asja. Need indoneeslased on natuke seestlaste moodi, et nad ikkagi nagu tegutsevad ja reageerivad. Noh, tegelikult on ikkagi võimalik, noh, ütleme, on teatud riigid nagu Soome ja tegelikult mul on umbes samasugused kogemused ka Austriaga, kus elu on juba nii hea, kus kõik on nagu nii paigas, et tegelikult neil ei ole mitte midagi juurde vaja. Ja tegelikult nad pigem, noh, ma olen kuulnud seda mingi automüüja käest ka, et kui ikkagi Pekka on ostnud kogu aeg Sami käest omale Toyota, siis sa võid talle pakkuda nagu Nissanit 25%, 30% odavamalt. Selle pärast, et sa nüüd natukene odavamatele autot pakkud, ta ei hakka küll oma suhteid hea sõbraga rikkuma. Ta ikka ostab seda autot edasi. Et see nagu iseloomustab natuke nagu sellist mentaliteeti, et meil pole vaja seda paati väga kõigutada. Nüüd siis need nii-öelda uued, see teine maailm, see Indoneesia ja muud sarnased riigid, neil on nagu teine käik sees. Et nad tahavad kõike saada ruttu, noh nagu Eesti võib-olla oli natuke aega tagasi, noh meil on õnneks säilinud sellist vaimu ka veel, aga see hakkab tasapisi nagu soomestuma, aga seal Aasia poolel jah, seal on nagu see meeletu entusiasm ja et kõik peab kiiresti juhtuma ja proovime ja et see nagu hoopis teine maailm. Kas see oli ka põhjus, miks te sinna Aasia suunas tegelikult läksite ja sealt nagu... Põhiliselt küll jah, sest ei ole mõtet nagu noh, nii-öelda hullu vaeva näha selle Soomega, kui sa näed, et seal nagu midagi ei juhtu. Et tegelikult Euroopas on siiski ka kohti, et on noh, nii-öelda Kesk- ja Ida-Euroopa riigid siiski, mul on päris häid kogemusi Slovakkiast ja Sloveeniast ja Horvaatiast ja võib-olla Lääne-Euroopa riikidest ainsana, kus on nagu päris hästi läinud, on olnud Holland. Et Hollandi kohta ka räägitakse, et see rahvas on nagu oma olemuselt kaupmehed, et nad on nagu eluaeg olnud kaupmehed ja neil on nagu see mõtteviis on selline, et kui keegi pakub mingit võimalust äri teha, et siis prooviks. Et Holland on kindlasti üks koht, kuhu siis võiks see Eesti inimene... Ütleme, ma julgen küll soovitada, et kui keegi mõtleb, et Lääne-Euroopas, noh sõltub tootest muidugi, ilmselt Hollandis ei ole mõtet müüa mingisuguseid 5-kordseid aknaid, mis -50 temperatuuri kannatavad, et noh, et loomulikult see sõltub nagu mida sinna müüa. Aga Hollandi ärikultuur, jah, ma arvan, on Lääne-Euroopas võib-olla selline kõige sellisem võimalustele avatum. Millises välisriigis teil kõige edukamalt läks kogu selle aja jooksul? Ja miks sa arvad, miks? Malaisias sattus väga hea partner. Teiseks, Malaisia on selline riik, et ta põhimõtteliselt erinevates maailma edetabelites on hämmastav on vaadata, et Malaisia ja Eesti on väga sageli peaaegu kõrvuti. Et ma just viimati märkasin, et passide, et nii kui hea pass on, et mitmesse riiki sa selle passiga viisavabalt minna saad, siis seal olid Eesti ja Malaisia kõrvuti enam-vähem siis majandus, ütleme siis see GDP inimese kohta, Malaisias veidike madalam, aga nagu enam-vähem hakkab ka jõudma sinnamaani. Seal on muidugi vahe, et Eestis on ebavõrdsus väiksem, Malaisias on nii, et on osa inimesi on päris rikkad ja Kuala Lumpur näiteks on ikkagi väga selline võimas suurlinn, aga siis on kuskil seal Borneo saarel on ikka päris selliseid vaeseid külainimesi ka.
aga inglisekeelne riik, et jõuab kohale kah selline mõtteviis on avatud maailmale, multikultuurne, et seal on läinud hästi ja Sloveenias, Euroopa riikides Sloveenias on läinud päris hästi, kui võtta teine nagu täiesti teistsugune riik. Mis sa arvad, mis selle Sloveenia taga oli? Miks seal hästi läks? Ka hea partner kindlasti, et see määrab hästi palju, ma arvan, et sellise nii-öelda selle hulgi või partneri kaudu tehtav äri puhul on hästi oluline see partneri maine, tema siis võib-olla pühendumus, et mul on olnud ka sellised partnerid, kes formaalselt teevad mingid tööd ära, saadavad mingi arvu kirju välja või midagi, aga on näha, et nad sinna ei pane mingit hinge sisse. Et see on hästi oluline. Millised on sinu suurimad õppetunnid ekspordiga, nii võite kui kaotusi? Kui me võitudes pihta? No võitude õppetunnid on võib-olla sellised, et ikkagi ei tohi alla anda. Et see, kui sul esimesele e-mailile keegi ei vasta, see ongi normaalne. Et tegelikult ma kusagilt lugesin seda nimetaks vist 8 e-maili reegliks, et tuleb saata vähemalt 8 meili ja siis, kui ei vastata, siis on midagi valesti. Et sul ei ole mõtet nagu enne alla anda. Et mul ei ole õnnestunud kedagi niimoodi ära tüüdata, et sul on alati, kui sa hakkad kellelegi pakkumisi tegema ja meile saatma, siis sul on endal nagu sisemiselt imelik tunne, et kas ma tõesti pean talle nüüd 3. kord ka veel kirjutama, kui ta vaikib, et ju ta siis ei taha. Aga tegelikult ta ei olegi kirja kätte saanud, see on kuskile spämmi läinud või ta pole märganud või pole viitsinud süveneda. Et tegelikult nagu ei tasu heituda sellest, et sinust välja ei tehta, vaid tuleb ikkagi nagu jätkata ja mina ei ole jõudnud sinnamaani, et keegi ütleks, et palun lõpeta ära, ma kutsun politsei, ma ei tea, panen su kuskile musta nimekirja, et jätta ükskord juba järgi. Et ma ei ole sinnamaani jõudnud. Et ma arvan, et ühest küljest spämmimine kindlasti pole hea, aga kui see pole spämm, kui see on nagu reaalselt asjalik koostöö ettepanek, millel on võimalik vastata, et tänan, ma ei soovi. Et vähemalt sinnamaani, et ma saan selle vastuse kätte, et tänan, ma ei soovi, et tasub proovida. Kui sa nüüd kirju saatsid, mis see nagu mudel või ülesehitus sul nendes kirjades oli? Oligi tere Timo, tahaks teha teiega koos konverentsi? Ja see oli pigem selline isiklik lähenemine, et ma üritasin vältida selliseid nagu selliseid müügikirja neid sõnastust ja vormistust, et pigem ikkagi selline näha, et ma olen seda ise kirjutanud, mitte liiga lihvitud isegi võib-olla, et ta jätaks sellise ehtsa mulje. Ja ütleme, mitte alati ma ei sõlminud neid suhteid siis kirjadel, kuigi see on efektiivsem, et ma armastan ise reisida ja peaaegu alati, kui ma kuskil olen käinud, ma olen siis üritanud puhkusreiside ajal ka, ma olen siis ikkagi võtnud päeva või 2, et mingit tööasju ka ajada. Ja siis tavaliselt, kuna ma olen ajakirjanik, siis nagu absoluutselt kõige parem mudel on see, kui ma ütlen, et ma tahan suga intervjuud teha. Et see ikka enamik inimesi paneb huvituma. Et inimesed on edevad, tahavad endast rääkida, eriti veel välismaa ajakirjanikule, aga loomulikult seda ei saa teha nagu kuritarvitada, vaid sa tegelikult ka ikkagi pead selle intervjuu tegema ja siis mingit osa sellest kuskil kasutama, et see ei ole nii, et ma nüüd lihtsalt nagu... Suhte loomise jaoks tegin. Jah, et panen siin diktofoni käima ja siis pärast nagu... viskan, jah. Ja see toimib päris hästi, et tegelikult selle käigus on võimalik, ütleme, kohe kellelegi mingi müügi ettepanekuga peale lennata on suhteliselt raske, et ikkagi sa pead mingisuguse usalduse ja suhte tekitama ja see selline intervjuu tegemine ja see on nagu päris hea. Ja siis on muidugi olnud päris palju inimesi, kes on mingil määral võib öelda, et mulle teene võlgu, et kuna ma olen nii palju konverentsi esinejaid kasutanud, ja päris paljudele neist ka siis raha maksnud. Siis kui keegi on käinud esinemas siin Eestis näiteks ja ma olen talle ka raha maksnud, siis tegelikult ei ole väga raske talle kunagi mingi aeg, isegi aastaid hiljem võib-olla öelda, et kuule, et kas sa saaksid mulle, ma ei tea, soovitada kedagi või viia kellegiga kokku või midagi niisugust ja üldiselt need inimesed hea meelega nagu ka siis aitavad sind. Et ikkagi selline nii-öelda käsi peseb kätt, klassikaline selline ärisuhete reegel, see kehtib. Päris suhted inimeste vahel. Päris suhted, jaa, absoluutselt. Veel mingid võite, mis meenuvad, mis nagu sai hästi tehtud ja õigesti ja mis nagu töötas? Ja? No põhimõtteliselt jah, ma räägiks tegelikult nagu negatiivsest poolest ka, see on palju huvitavam alati, et mul ei ole õnnestunud väga hästi selliste ütleme siis Facebooki reklaamidega midagi maha müüa. Et ütleme niimoodi, et ma nüüd korraldaks kuskil konverentsi täiesti võõras kohas, täiesti tundmatu tegijana,
paneks Facebooki kampaania käima, ostke pileteid, ei ole ühtegi head kogemust. Ja noh, eks neid põhjuseid on mitu, ma arvan, et üks põhjus on see, et ma võib-olla pole osanud teha seda, kuigi ma olen kasutanud ka ekspertide abi. Teine asi on see, et ikkagi toodet, mille hinnaklass on seal 200-300 eurot, üldiselt ma arvan, lihtsalt Facebooki reklaami peale ei osteta, et see on ikkagi nagu teistsuguse toote jaoks ja ilmselt see ahel on ka pikem, et noh, tõenäoliselt ma seal Facebooki reklaami kaudu peaks nad kuhugile mingisse andmebaasi saama ja siis neile mingisugust sisu pakkuma ja siis võib-olla kunagi hiljem, aga kui ma tahan 3 nädala pärast konverentsi teha, siis kindlasti siin ei toimi. Et Facebooki puhul jah, et kalli toote puhul ilmselt sellest esimesest kontaktist müügini see teekond on päris pikk, et seda ei saa nagu eeldada, et see on lühike, mida ma võib-olla olen nagu liiga optimistlikult arvanud vahel. Ja teiseks ma arvan, et jah, et selle brändi ehitamine, kui nüüd tahta nagu kuskil täiesti võõras riigis mingit oma toodet või teenust müüa, keegi sust mitte midagi kuulnud ei ole, et siis kindlasti läheb mingi päris pikk aeg ja päris hulk raha, et seda enda brändi ja usaldust ehitada ja seetõttu see mudel, et koostööpartneri kaudu minna, kellel juba on see usalduskrediit olemas ja kontaktid, et see toimib palju paremini. Kas on saladus paljude sellele kohalikule partnerile raha ära andsid? Tegite 50-50? Ja enam-vähem 50-50 jah, et see ütleme kasumi põhimõttel, et me oleme seda nagu teinud niimoodi, et ainult otsesed kulud maha ehk et otsesed kulud nagu siis mingi ruumi rent või siis catering ja siis lennupiletid ja siis nii-öelda oma töö on olnud tasuta ja umbes selline mudel. On sul veel nõuandeid välismaa partneritega selliste heade suhete loomiseks ja kus kohast neid kontakte üldse leida, et sa kommikarpid juba rääksid, ajakirjanikud kõik me ei ole, on ju? Jah, ütleme ikkagi nende teise inimese vastu huvi tundmine, ehk siis see nii-öelda ajakirjaniku lähenemine kindlasti toimib, siis ma arvan, et ei maksa ka üle tähtsustada sellist, et vahel sa loed mingid neid ärietiketi raamatud, et vaatad sa Hiinas jumala eest, ma ei tea, ei vaata alt kulmu kellelegi või suuna mingit, ei pane jalga üle põlve ja ei tohi, ma ei tea, vasakusse kätte tassi võtta või mis need reeglid kõik on. Et mina olen ikkagi käitunud nagu normaalselt igal pool, et nagu ma käitun, et ütleme, kui hiinlane tuleb siia, eks ole, sa ju ka ei eelda seda, et ta tunneks mingisuguseid Eesti kombeid väga täpselt, on ju. Et sa ikkagi suhtud temasse kui eksootilisse tegelasse ja tal on oma kombed ja nii kaua, kui ta nagu mingist sellistest üldinimilikest reeglitest kinni peab, on kõik okei. Et ei ole mõtet nagu üle tähtsustada seda ka. Et see on ka kindlasti üks reegel. Ja inimesed on ikkagi väga sarnased igal pool, et kui sa nagu, ütleme turundusmaailmas või meediamaailmas ka, et kui sa ikkagi lähed reklaamiagentuuri Tallinnas või sa lähed reklaamiagentuuri kus iganes, võib-olla kõige sellisem nii-öelda Kappa Kohilam koht on olnud Bangladesh ja Dhaka, eks ole, seal ei ole üldse peaaegu turiste, see on nagu tõesti nagu väga teine maailm. Reklaamiagentuuri kontor on ikka samasugune, seal on see laua jalgpall või pinksilaud ja kõik need mingid seintel olevad plakatid ja mingid motivatsiooni quote'id ja kõik on täpselt ühesugused, et tegelikult inimesed on ikkagi sama eriala inimesed on väga sarnased. Mis sa arvad, mis sinu arvates peaks Eesti ettevõtjate peas muutuma, et meil oleks rohkem ekspordile suunatud ettevõtteid? Minu arvates on asi ikka kõvasti paremaks teinud, kas või seda sama sinu saadet kuulates ikkagi kuuled neid lugusid kogu aeg, et need on väga põnevad. Et ilmselt ma olen ise siin vahel kokku puutunud ettevõtjatega, kellel on just võib-olla nagu keskealised ja vanemad siis. Et selle startupi põlvkonnal on natuke teistsugune maailmavaade, aga sellist ambitsiooni puudust on siiski, et kellel läheb hästi, juba mingisugused isikliku sellise rikkuse sellised standardid on saavutatud, et siis sealt edasi nagu jääb ambitsiooni väheks ja võib-olla kui sul on juba saavutatud midagi, üles ehitatud midagi, siis sa tegelikult alateadlikult ka riskid vähem, sa kardad seda kaotada ja siis see on võib-olla üks suurimaid pidureid. Et selline jah, nagu vähene ambitsioonikus või vähene riskitalvus. No mis see sinul oli, et võtta ette 30+ riiki ja teha seda? Mis sind nagu drive'is selle juures?
Mingisugune sisemine ambitsioon, ma arvan, teiseks mulle meeldib seda teha, see on ka tegelikult väga oluline, et ma olen tegelikult lapsest saadik, nii palju kui ma ennast mäletan, tundnud huvi maailma ja geograafia vastu, mul mingi esimesi raamatuid pärast mingisugust seda papiraamatut oligi mingisugused maailmaatlased, et mind lihtsalt see asi väga huvitab ja ma teen seda nagu rõõmuga ja samas väga paljud on ka imestanud, et kuidas sa ometi suudad niimoodi nii pikki reise teha, et mingi 18 tundi lennukis, et see on ikka väga jube, absoluutselt, mul ei ole nagu mitte mingit probleemi sellega, et mind see lihtsalt ei sega. Ma magan seal hästi, üldse mingid ajavahe käes ma peaaegu kunagi ei kannata, et minu jaoks ei ole see probleem, et ma olen käinud vist kõige nagu sellisem, võib-olla rajum reis oli kunagi Sri Lankasse, Tallinnast Sri Lankasse on tükk maad minna ikka, et ma käisin seal nii ära, et ma isegi ei ööbinud koha peal, et ma nii-öelda hommikul saabusin ja õhtul läksin, nagu oleks, ma ei tea, Riias käinud. Aga see ei olnud päris minust tingitud ka, kuna lennukid lihtsalt hilinesid ja siis ma lihtsalt veetsin seal vahe lennujaamades seal aega. Kas see on lihtsalt sinu isikupära või sa teed seal lennukis midagi teistmoodi, et sa saaks seal magada, et ei oleks seda jetlagi? Ei, jetlagi puhul on kõige lihtsam retsept on see, et sa ei tohi mõelda selle peale, mis kell nüüd kodus on. Sa oled seal, sa oled Hongkongis ja nüüd on Hongkongi aeg. Ja sa mõtled selle peale, et nüüd on Hongkongi aeg, nüüd on päike üleval, nüüd on hommik, nüüd loojub, nüüd on õhtu, täpselt nii ongi. Et ma ei ole isegi mingisuguseid, kunagi võtsin melatoniini tablette ja just tagasi tulles ja siis ma magasin vist 3 päeva järjest, et ma ei ole mingid unerohtusid ka tarvitanud. Lennukis, praegu on imelik rääkida, ma olen aasta aega lennukis ei saanud, aga üldiselt on minu sellised häkid, ma äriklassis väga harva olen sõitnud ja üldjuhul ka mitte oma raha eest, vaid kas mingite punktide või siis on vahel õnnestud mingi upgrade saada, aga järjest vähem. Aga ma istun tavaliselt akna alla, sest kõige jõudsam asi on see, kui sa üritad magada ja siis keegi selle käruga sulle vastu põlve kogu aeg nühib. Et akna all on rahulikum, siis müra summutavad kõrvaklapid, siis silmaklapid, siis ma tavaliselt võtan 2 punast veini kohe kiiresti sisse ja 8 tundi on hooletu. Ja magad nagu? Ma magan nagu beebi, jah. Mis sa veel, kas sa kuulad mingid audioraamatuid, kui sa üleval oled 18 tundi seal sõidad või lähed? Ma olen vaadanud Netflixi, olen telefoni laadinud endale filme, sest üldiselt see parda meelelahutus enamike lennukompaniidel on päris kehva. Nojah, kui sa kogu aeg ka lendad sinu puhul. Ja teiseks, ütleme, need ekraanid on kehvad, see heli on kehva telefonist, ütleme, see offline Netflix on ikka kõvasti parem. Isegi ilma helita, et ma suudan täiesti nautida filmi ainult subtiitrite põhjal ka, et ma isegi ei pea heli kuulama. Kõik ärid muidugi on erinevad, aga mis sa arvad, millistel turgudel oleks eestlastel kõige rohkem võimalusi? Sa mainisid Hollandit, on ju? Ja Aasia puhul vahepeal, nüüd on natukene vähem hakatud rääkima Hiinast, aga see mingil ajal oli see Hiina unistus, et maailma suurim turg ja kõik, et ma arvan, et Hiina on võib-olla Soome kõrval üks raskemaid turge maailmas. Mis põhjusel? Ta on lihtsalt nii suur ja nii erinev, et põhimõtteliselt ma olen ka kusagil öelnud seda, et ma arvan, et Marsil on ka võib-olla sarnasem Eestiga kui Hiinas, et see on ikka väga-väga, kõik on absoluutselt erinev, mis üldse olla saab, on erinev. Kuigi ütleme, ma nüüd Shanghais viimati käisin vist 2 aastat tagasi, vahepeal oli mõni aasta pausi, et see ka muutub väga kiiresti. Et ta ikkagi nagu läänestub ka, et seal on nagu rohkem näha lääne inimesi ja inglise keele oskus paraneb ja nii edasi. Aga tasuks võib-olla vaadata neid riike, mis on siis euroopalikumad Aasia riigid, see sama Malaisia, eks ole. Et seal on briti mõjud nii suured, nad räägivad inglise keelt, võib-olla ka Filipiinid, sellised riigid, kus need Euroopa mõjud on tugevamad. Ja kus see elatustase, ütleme, Singapur on teine äärmus, see on nagu väga kõrgelt arenenud, seal on peaaegu kõik asjad juba olemas ja kõik asjad on peaaegu paremad kui Eestis, eks ole. Et ma ei tea, mida sinna võiks pakkuda, kindlasti on tooted, aga põhimõtteliselt on see raske, aga sellised riigid, mis on nagu enam-vähem majanduse arengus võib-olla Eestiga mitte väga erinevad, ja kus on siis Euroopa kultuuri taust, et
et see võiks olla nagu see mingisugune valikukriteerium. Tuleme korra sisuturunduse juurde. Business to business turunduse erinevus sinu arvates business to customer suunal ekspordis, mis töötab, mis mitte? No ikka isiklikud suhted business to businessis väga tähtsad, et selles mõttes ütleme digiturundusest selles mõttes ei tasu nagu liigsesse vaimustusse sattuda, et digiturundus aitab, et ma arvan, et see sama näide, mis ma enne tõin selle kommikarbi kohta, et sa saadad kommikarbi, milles on kaasas URL, et sa saad nagu algad offline, eks ju, klassikaline vana hea selline 100 aastat vana otseturundus, siis on seal see digielement sees, sa saad URL-i kaudu, sa võid teha customized URL-i ja vaadata nagu konkreetselt, kui sul näiteks ühte riiki saadad 10 pakke, sa saad ju teha erinevad URL-id ja vaadata, millisest URL-ist see liiklus tuli. Ja see on see digielement seal vahel, tegelikult sa algad juba Google'ist või LinkedInist, see on juba digielement, siis on see vahepeal mingi offline, et ei tasu nagu mõelda nagu liiga võib-olla ühes kategoorias kogu aeg, et see teekond on nagu offline ja online, nagu meie elu ikka, et sa kogu elu ei ole offline või online. Sisuturundus business to business puhul, mida jälgida, mida silmas pidada, kui tahta välismaalt endale siis silmapaari enda veebi saada, et kommikarpi sa võib-olla kogu aeg ei jõua välja saata, et no sisu mõttes on see, et tegelikult sisu on viimasel ajal ikka meeletult palju, et ma arvan, et tasuks ka ikkagi mõelda, et kas see sinu loodud sisu on nüüd puhas digiprügi või on sellel nagu mingisugune väärtus ka. Ja ma arvan, et see konkurents on päris tihe, nii et kindlasti tasuks, ma praegu olen seda meelt, et eks mu arvamused on aja jooksul ka muutunud, aga ma olen praegu seda meelt, et pigem tasuks teha vähem, aga paremini. Ehk et nagu mingi teine loogika ütleb seda, et tooda iga päev mingisugust sisu, et vahet pole mis, et see regulaarsus või see tilgutamine annab sulle efekti. Et jah, võib-olla, et ma isegi olen märganud seda, et e-maili uudiskirjades, et mul on mailboxis uudiskirju, mida ma ei ole enam kuid aastaid avanud, aga see, et ta tuleb iga päev, kuidagi rahustab, ma näen, et jälle, et nad on ikka elus, nad ikka tegutsevad ja see hoiab seda brändi meeles. Et tegelikult ka e-maili turunduses, ma arvan, et kui nagu mingisuguseid mingeid tulemusi mõõta, siis see meili avamine ei olegi tingimata võib-olla kõige tähtsam, et väga sageli sa märkad saatjat ja mingit subject line'i ja sellest juba piisab. Kuigi mul ei ole otseselt mingid andmeid seda tõest, ma lihtsalt puhtalt enda kogemuse põhjal räägin. Nii et see, aga sisu juurde tagasi tulles, et siis räägitakse, et kõik nüüd vaatavad ainult videot või midagi sellist, et ma arvan, et ikkagi, et sisu peaks olema selline vastavalt sellele, et halb sisu videos on ikkagi halb sisu videos, eks ole, et ega sa seda sisu paremaks ei tee. Et tähtis on ikkagi see, et see oleks kasutajale huvipakku formaat siis vastavalt sellele, mis kõige paremini seda edasi annab, et kui on see pilt, siis on see pilt, võib-olla mõnel juhul tekst või siis kombineeritud kujul. Aga kindlasti see kvaliteedi standard peaks olema väga-väga kõrge, et läbi murda. Et ma arvan, et see on nagu kõige olulisem asi. Ja kuidas ikkagi luua sellist sisu, mis ei oleks see digiprügi? No tuleb vaeva näha, ma arvan, et seal on nagu põhiküsimus, et sa peaksid nagu panustama ja tegelikult nišidesse minek ka, et sa ikkagi saad luua sisu mingisugusel teemal, kus võib-olla konkurents pole nii suur ja minna nišidesse, ekspordi puhul ka, et maailm on suur ja võib-olla Eesti ettevõtjate üks selline mõtteviisi viga on see, et kiputakse mõtlema, et Eesti ja Hiina, et üks turg, teine turg. Ja Eestis tegelikult on rahvastik nii väike, et sa üheski nišis nagu tegutsedes nagu väga rikkaks ei saa, et nišid on lihtsalt nii väiksed. Kui sa nüüd lähed maailma, siis sa ei saa nagu pakkuda kõigile kõike, et siis sa pead leidma neid nišse ja see mõtteviisi üleminek on tähtis ja sisu mõttes ka, et ei ole mõtet kirjutada, võib-olla kui me turundusest räägime nagu lihtsalt turundusest, vaid tulekski mõelda näiteks võtta mingi nišš, et kuidas tööstusettevõtte LinkedIni profiili teha. Et see võiks olla sinu nišš, mitte et kuidas teha ettevõtte digiturundust. Et kogu maailmas sellega ei ole võimalik konkureerida. Ehk siis minna nišši. Jah, just. Sisuturunduse KPI-d,
mida ettevõtted kindlasti jälgima peaks, mis on need numbrid nagu, et noh, me võime kirjutada artikleid ja lugeda kokku, palju meil artikleid on, aga no siin on tegelikult ikka väga, väga selgelt tuleb eristada 2 liiki sisuturundust, et üks pool on see, mis on branding. Ehk et see, kui sa ehitad enda ettevõtte tuntust, brändi, et siis on oluline see, et sa jõuaksid võimalikult paljude õigete inimesteni. Jällegi, kui sa oled B2B, kui sa oled nišis, ei ole see absoluutnumber tähtis, et sa jõuaks õigete inimesteni. Nüüd siis see teine pool sisuturundusest on siis see nii-öelda performance või kui sa midagi reaalselt hakkad müüma, et seal on siis teised asjad, mingisugused kogutud kontaktid, kõik muu sinna juurde kuuluv. Aga tihti aetakse need asjad omavahel segamini. Et ongi täpselt niimoodi, et sa teed mingisuguse sellise üldise tuntust suurendava brändingu põhise sisu ja siis sa ütled, oi, et ma ei saanud siit ühtegi kontakti, eks ole. Aga ma alati ka imestan seda, et need asjad, selles mõttes nad on erinevad asjad, aga nad ei ole omavahel vastuolus, et tegelikult ka väga, väga sageli on nii, et sa näed mingid päris selliseid häid postitusi, kus ei ole mitte mingisugust call to action'it, et tegelikult ega see call to action, et seda postitust halvemaks ei tee, et kui sa ikkagi mingisuguse hea postituse teed, sa võid alati sinna öelda ka, et sign up või mis iganes tegevus sa seal tahad, et see ei tee seda postitust halvemaks, aga seda millegipärast sageli ka ei tehta. Aga võib-olla selle taga on see, et ma kirjutasin ainult sellepärast, et siis saada müüki. Et see on selle kirjutaja taga olev selline psühholoogia, et kui ma seda ei pane, siis ma oleks nagu niisama heast tahtest nagu seda teha. Jah, aga see, et sa nagu kutsud ikkagi üles kedagi endaga liituma või proovima või ostma, et see ei ole paha. Et ei tasu seda müügi üleskutset nagu nii-öelda demoniseerida ka, et minu arust on see täitsa okei. Nii et need asjad ja sisuturunduse puhul ikkagi see kannatlikkuse moment ka, et jällegi väga sageli arvatakse, et nüüd kohe juhtub midagi, et tegelikult see ikkagi võtab aega ja sellega tuleks arvestada, et see kohe ei hakka tööle ja siis ma olen märganud ka veel seda, et ikkagi nagu selline, ma olen ise seda enda jaoks nagu sõnastanud niimoodi, et on sellised erinevad DNA-d on inimestel, et on reklaami inimesed, kes on harjunud siis nagu tegema sellist laadi sisu, mis ongi selline, et osta nüüd kohe, eks ole. Siis on suhtekorraldajad, kelle selline lähenemine on selline, et maailm on nii ilus, et taevas pole ühtegi pilve, et valatakse kõik siirupiga üle ja see tekst on kõik nii ideaalne, et isegi nagu kergelt ajab iiveldama, eks ole. Ja siis on kolmas osa on, ütleme, kelle siis DNA on selline, ütleme, ajakirjaniku DNA, kes loovad nagu sisu selleks, et see sisu lugeja või vaataja või kuulaja, et see mingit kasu saaks, et see on nagu see õige DNA minu arust. Aga sinna tuleb natukene seda reklaami nii-öelda komponenti lisada, et see on see, ma arvan, see selline valem või siis see nagu retsept, kuidas seda sisu luua. Ja suhtekorralda oma täitsa maha võtta sealt. Ma arvan jah, et ma ei taha küll ma olen suhtekorraldajatega sellest ka rääkinud, et mis neil viga on, et miks nad seda kõike nii magusaks alati teevad, et nad kipuvad ütlema nii, et aga mu kliendile see meeldib. Ehk et tegelikult on nii, et mina olen suur ettevõtte juht, eks ole, et mul on ju kõik hästi, et ma ei saa öelda, et tegelikult ikkagi seal nagu ma lasin toote välja, et siiski teate, seal üks mingi väike asi jäi korda tegemata, et seda ilmselt tehakse selleks, et nende klientidele siis olla meele järgi. Aga tegelikult me peaks arvestama ikkagi kuulajat, vaatajat ja lugejat. Tegelikult me peaks arvestama neid, jah. Aga seda on nii raske teha. See on samamoodi nagu kriisikommunikatsioonis, et alati kõik teavad, kuidas kriisi puhul käituda. Kõik teavad alati samu vigu. Ei julge tunnistada, ei vabanda, eitavad liiga hilja ja nii edasi. Ja juhtub kogu aeg, see on lihtsalt inimlik. Ego. Jah. Sa sisu osas mainisid kannatlikkus. Kaua te best marketingi käima jooksite, enne kui seal tuli see arvestatav hulk turundajaid ettevõtjaid üldse lugema teil seda? No see oli best marketingi ajalugu tegelikult ulatub isegi enne veebi, me tegime ajakirja. Me tegime paberil ajakirja vist isegi 2 aastat, mille nimi oli Baltic Marketing and Advertising. Ja siis, kui me läksime Baltikust välja sinna sama Ukrainasse ja Poolas, me pidime nime ka muutma. Aga see ikkagi, ajakirja puhul see toimis nagu, ütleme, see mudel toimis nagu niimoodi, et oletame, et ma tahan, Timo, sind saada enda konverentsile kas esinema või kuulama raha eest, eks ole.
ja noh, sinusuguseid on siis palju. Siis see mudel käis üldiselt niimoodi, et me nagu tegime endale nimekirjad, et me tahame Timo ja Andrest ja Helenit ja nii edasi. Ja siis me võtsime nendega ühendust. Ja mõnel juhul tegime pikema intervjuu, mõnel juhul oli lihtsalt, et mingi üks küsimus, et mis on selle aasta suurim väljakutse, vasta mingi 3 lausega, aga ikkagi nii-öelda said nime lehte. Ja selle kaudu siis me ehitasime suhteid ja sealt edasi on juba võimalik siis sulle, noh, sa juba tunned mind, sul on juba nagu mingisugune soodne suhtumine minu suhtes. Ja kui ma nüüd järgmisena sind kutsun esinema või kutsun sind kuulama mingile üritusele, et osta pilet, siis sa juba see tõenäosus, et sa seda teed, on tunduvalt suurem. Et see on tegelikult ka nagu sisuturundus, see on siis nagu selline B2B sisuturundus. Et ma tegelikult käsitlen auditooriumi ja allikat nagu samana. Ehk et meie algaastate selline võib-olla edusaladus oli see, et ma õppisin seda tegelikult ülikoolis ajakirjandust õppides. Ja see on selline maakonnalehe, ajalehe, sellise kohaliku ajalehe mudel. Ja selle mudeli, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga selle põhimõte on selline, et mida rohkem nimesid sa sinna lehte paned, seda rohkem on sul lugejaid. See käib alates surmakuulutustest. Aga kõigest muust, kui sa avaldad kohalikus ajalehes kohaliku kooli 100 meetri jooksu edetabeli, siis see lapsevanem, kelle laps on selle edetabelis, tahab ka seda ajalehte osta. Et piltlikult öeldes nüüd sama mudeli ülekandes, siis sisuturundusse B2B kontekstis. Siis üks lähenemine oleks selline, et sa nagu teed endale selle nimekirja kõikidest inimestest, olulistest, kelleni sa tahad kuidagi moodi jõuda või võib-olla hiljem neile midagi müüa. Ja sa tegelikult käsitled neid kui allikaid alguses. Sa küsid mingi intervjuu käigus, nende käest mingi küsimus ja nii-öelda paned selle lehe, nende nime siis sinna veebiartiklisse, kuhu iganes. Ja järgmise sammuna sa saad juba nende inimestega mingisuguse ärikontakti luua. Et see on tegelikult ka nagu sisuturundus, aga seda ei tehta väga palju. Ma ei olegi eriti palju märganud, et seda tehakse. Ja Best Marketingi algusaegadel see oli raudselt meie selline töötav mudel. Et ma mäletan Silja Ojaga me koos, see oli juba veebiaegadel, me käisime, meil oli eesmärk iga nädal teha üks sisuline kohtumine ühe Eesti turundusotsustajaga. Et me käisime, tegime intervjuusid, saime inimestega tuttavaks, tegime sellise pika intervjuu, panime selle intervjuu ülesse, inimestel oli hea meel. Ja loomulikult, kui ma nüüd järgmine kord selle sama inimese juurde läksin mingi muu jutu, aga seda vähemalt kuulas mu ära. See ei ole muidugi garantii, et ta nüüd kohe mingi diili teeb, aga väga oluline samm oli juba astutud. Et väga strateegiline suhete ehitamine. Jah, et tegelikult ma arvan, et B2B sisuturunduses saaks seda modelit rakendada nagu kus iganes, mis iganes äris sa oled, et kui sa müüd palkmaju läbi mingisuguste ehituspoodide näiteks mingis riigis, et sa võid samamoodi nende ehituspoodide bosside või kellega iganes teha intervjuusid, küsida nende käest selle turu, ma ei tea, mingisuguste trendide kohta, tarbija käitumise kohta ja tegelikult on sul järgmine kord selle inimesega mingit diili tehes juba palju lihtsam. Just, ja see mudel on sellepärast veel ju hea, et sa ei pea ise mingit sisu looma, vaid sa lihtsalt küsid. Nagu ekspordime praegu sina lood sisu, mina lihtsalt küsin. Sisu loomine jah, selles mõttes, et palju need ikka on, kes nagu oma peast kirjanikud on, aga isegi kirjanikud käivad nagu elust inspiratsiooni ammutamas, eks ole. Kelled sa soovitaksid šnitti võtta Eesti ettevõtete puhul, kes ekspordi suunal sinu meelest teevad head sisuturundust? Siin on ilmselt erinevad tehnoloogiaettevõtted võib-olla ikkagi paremas seisus, et kui ma olen siin vaadanud, mida on teinud Pipedrive ja mida on teinud siin näiteks Andrus Purde oma erinevate ettevõtmistega, nüüd ka Outfunneliga, et tema minu arust teab, mis ta teeb, eks ole, mõtestatult tegeleb sellega. Siis Scoro on seda teinud päris hästi minu arvates ajaloos, võib-olla Scorat võiks ka isegi nagu rohkem välja tuua. Nüüd selliseid nii-öelda rauda tootvaid või siis nii-öelda tooteid tootvatest ettevõtetest, iseenesest seal mulle võib-olla otseselt kohe midagi niimoodi top of mind ei meenugi ausalt öeldes, aga ma ei ole ka nende sihtrühm. Jah. Kindlasti neid on ju.
Noh, Covid kindlasti on ju läbi saab. Ma ei tea, kas sa astud uuesti lennukisse ja hakkad Malaisiasse konverentsi tegema või ei hakka, aga kui hakkaksid, siis mis samme sa astuksid järgmisena nüüd, kui Covid läbi saab? No ma vaikselt siin olen uurinud, et äkki saab kuhugile juba minna, et ega neid kohti väga palju ei ole. Zanzibaril. Jah, Dubaisse saab ka minna. Ja veel mõnesse kohta, aga noh, ilmselt see asi jah, ikkagi ühel hetkel muutub. Jah, muidugi ma tahan taas lennukisse minna ja kuhugile lennata. Ja konverentse ka siis korraldada. Ikka jaa. Aga ma olen nüüd selle Covidi nii-öelda teatud määral peale sunnitud sellise mõttepausi ajal, siis olen jõudnud sinnamaani, et ega kas maailm jällegi vajab ühte järjekordset konverentsi, et neid on ka väga palju, et digiprügi või mis iganes prügi see on, et mis see nišš siis võiks olla või mis on see, mida ei ole olemas, et nagu see Covid on endaga toonud kaasa sellise hübriidlähenemise, et meil on, eks ole, füüsiline sündmus ja meil on siis üle video, siis see hübridiseerumine toimub ka tegelikult nagu konverentside ja koolituse ja kõikide nende erinevate formaatide vahel, mis seal siis on, et tegelikult on meil kongressid ja kollokviumid ja seminarid ja ega keegi täpselt isegi võib-olla ei tea, mida need sõnad tähendavad, aga neid kasutatakse. Aga, et ma ise usun sellesse, et vähemalt mul praegused nii-öelda beta-katsetused näitavad, et see võiks töötada, on see, et see sisu, mida luua, peaks olema personaliseeritud rohkem. Ehk et kui ma piltlikult öeldes teen Malaisias nüüd järgmise seminari, siis see ei ole mitte lihtsalt mingi digiturundus või midagi sarnast, vaid see on kitsas nišis. Näiteks digiturundus Malaisia muuseumidele, turismisektoris või muuseumidele isegi veelgi kitsamalt. Ja siis, kui sinna tuleb kohale mingisugune paarkümmend, võib-olla 100, aga kindlasti mitte tuhandeid, see on suhteliselt väike hulk inimesi, siis see sisu, mida me siis räägime ja õpetame, neil ei ole mitte mingi üldine sisu, vaid me räägime neist endist, et me võtamegi sinna kohale tulnud inimese, kohale tulnud muuseumi veebilehe ja Facebooki ja Instagrami lahti ja koos ekspertidega vaatame, mis seal on ja anname talle nõu, mida paremini teha ja neid teadmisi on võimalik üle kanda ka teistele, eks ole. Et seal nagu võib tekkida väike ebamugavusmoment, kui kedagi kritiseeritakse, kui konkurentid on ka kohal, aga samal ajal ma olen vaadanud, et kui seda ikkagi piisavalt delikaatselt teha, siis ei ole häda midagi, et saab hakkama ka niimoodi. Mäletan, kui Peep Laja kunagi eliitlaagris tegi, siis ta ütles alati ette, et ma löön palli, mitte mängijat. jah, ei see on ja tegelikult on kultuure, kus see nii-öelda see face saving on tähtis, et näiteks Indias tuleb sellega ikka väga ettevaatlik olla, et sa jumala eest kellelegi ei ütle, et tead, et siin see Facebooki postitus küll, selle võiks ära kustutada vist. See on jama majas. Jah. Kas sa siia lõppu jagaksid mõned eredamad sündmused või lood, mis meenuvad nende välismaa ürituste korraldamisega, mida sa ikka heldimusega nüüd meenutad siin? No ma tegelikult meenutaks hoopis ühte lugu, mis on seotud Amazoniga, kuna Amazon on praegu väga populaarne Eestis ja siin on tekkinud lausa eraldi kogukond ja Amazoni müüjad, et ma olen ka Amazoni müüja, aga mitte praegu hetkel, aga kunagi olin ja ma arvan, et ma olin üks esimestest Eestis võib-olla. See oli aasta 2014 äkki, kui me kirjastasime esimese raamatu, siis digiturunduse parimatest case study'dest ja siis ma tahtsin seda Amazonis müüa. Aga tollel ajal oli Amazonis ainult piiratud arv riike. Euroopas oli minu teada 5 riiki tollel hetkel, kust üldse sai Amazoni kaupa müügile panna. Ja Eestit nende hulgas muidugi ei olnud. Ja siis ma võtsin ühendust Regioga, kes oli minu teada tollel hetkel ainuke Eesti firma, kes oli oma siis Regio mingit atlast või raamatut seal müünud ja aga nad ka ütlesid, et nad ei mäleta umbes, et sellest on tükk aega möödas, nad enam Amazoniga väga ei tegele ja ma olingi siis nii-öelda üksi oma murega. Aga siis lihtsalt selline loovus lahendas selle probleemi ära. Seal oli lihtsalt häda selles, et Eesti, kui sa hakkad sisestama oma ettevõtte andmeid sinna, siis ei olnud võimalik Eestit sisestada. Aga ma tegin siis niimoodi, et ma panin kõik muud andmed, nagu ikka Tallinna aadress ja isegi Eesti ettevõtte VAT-number läks sinna ilusti.
aga see viimane koht, kus oli siis see country vaja panna, siis ma panin Poland sinna, kuna Poola oli lubatud. Ehk et juhtus see, et mu aadress oligi mingisugune a la Veereni 24, Tallinn, Estonia, Poland. Ja see läks läbi ja see töötas umbes pool aastat, kui Amazon millegipärast siis kuskilt avastas, et siin on mingi jama ja pani mul selle konto kinni. Palju sa selle poole aastaga Amazonis raamatuid osteti? Amazonis osteti neid, ma arvan, et mingisugune 100 äkki, et see müük, tiraaž oli isegi üle 1000 vist, aga meie põhiliseks ostjaks olid ülikoolid, et me tegelikult päris mitmes ülikoolis, üks Riia ülikool ja üks Hollandi ülikool kasutas seda raamatut enda mingi kursuse ametliku õpikuna. Ja siis me müüsime neid ka konverentsiga paketis nagu, et konverentsi pileti hinnale oli see raamat nii-öelda siis sinna sisse paketti pandud, et see oli nagu hea argument. Kaua sellise raamatu kokkupanek aega võttis, et selline sisu päris kaante vahel kohe oleks? No me tegime seda niimoodi, et me tegime ikkagi igasse raamatusse kokku mingisugune vist 15 või umbes nii case study, iga case study'ga koos oli vähemalt 3-4 intervjuud, sisendit, allikat, seal oli see case study autor siis või see agentuur, kes selle oli teinud ise ja siis oli mingisugune ekspert, kes arvas ka midagi. Nii et kokku ma arvan, me tegime seda raamatut võib-olla 3 kuud, aga see on ka muidugi väga kiire tempos. Me tegime seda kokku 4 ja iseenesest trükk, ma ei hakka nüüd üldse, ma teadsin seda, et nende äriraamatute häda on see, et kirjastusprotsess, et kui sa lähed mingi suure kirjastuse juurde ja oletame isegi, et see kirjastus siis võtab su vastu, siis protsess võtab aega peaaegu aasta. Ja et ütleme, kui sa tahad mingitest värsketest case study'dest teha raamatut, siis kirjastuse kaudu on see ikkagi väga aeganõudev. Me ikkagi otsustasime ise kirjastada. Üks sponsor aitas paberiga, teine sponsor oli siis trükikoda ja niimoodi me saime selle asja tehtud suhteliselt mõistlike kuludega. Väga äge. Kuule, Ando, suured tänud sulle nende teadmiste jagamise eest ja ma loodan, et varsti saab rohkematesse kohtadesse lennata kui Dubaisse ja Zanzibari. Väga loodan, jah. Aitäh sulle. Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud. Enne kui sa ära lähed. Kui sa tahad korralikult läbimõeldud veebilehte, mis aitab sul müüki kasvatada ja oleks siis heaks eelduseks, kui sa tahad minna välisturgudele või sul on mõni muu turundusalane väljakutse, siis mine lavi.ee ja vaata, võib-olla saame sulle abiks olla. Samuti, kui sul on vaja kvaliteetset sisu, olgu see siis video, olgu see siis heli ja nõuga, kuidas siis seda levitada, et oma klientidele väärtust luua ja jälgijaskonda kasvatada, siis maratonstuudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja Markoga väga palju koostööd teinud erinevaid projekte ja see sama podcast Ekspordime, mida sa kuulad, on siin samas Maraton stuudioses salvestatud ja julgen neid mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja sellist komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.